No tänases saunarubriigis me oleme külla tulnud mehele, keda võib kindlasti ka nimetada Eesti taasiseseisvunud aja üheks ikooniks, kuna selline sünnipäev meil just praegu käsil on, 30 aastat taasiseseisvust. Ott, kas sinu karjäär on ka umbes sama pikk kui taasiseseisvunud Eesti? No sportlaskarjäär tegelikult kestis 25 aastat, nii et ega väga suurt vahet seal tõesti ei ole olnud, et 93 see hakkas ja viimase võistluse tegime 2018, kui ma maailma reitingu absoluutarvestuses võitsin, nii et 25 aastat jäi tõesti kulturismis sinna vahele. Kui mina hakkasin sellega tegelema, see oli põhimõtteliselt ikkagi selline põrandalune spordiala, millega tegelesid valdavalt Ida-Virumaalt tegelevad inimesed, Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe, vähesel määral ka Tallinnast, aga isegi Tallinna esindajad olid suures osas vene keelt rääkivad inimesed, nii et ta oli ikkagi selline tõesti ja saalid asusid ju keldrites, ta oligi selles mõttes põrandalune, kuna oli ta nagu maffia ala siis? Noh, eks seal oli ju igasugust rahvast ja eks seal ju käib ka tänaseni igasugust rahvast, et ikkagi kui ma mäletan ka aegu, kus oli jõusaalist mingid sefid, ega sa iga päev ei küsi ka millega nad tegelevad, aga mingi hetk me käisime koos Erik Riigeriga, käisime Rummus, tol ajal kui Rummu oli veel vanglana avatud, me käisime rammumeeste võistlust läbi viimas. Siis ma mõtlesin, et okei, need sefid, kes vahepeal kadusid ära, need olid siis parasjagu jälle kinnipidamise asutuses, et eks seal ikka käib, sest paratamatult selline jõud, kahevõitlusalad, jõualad, need on käinud ju kogu, mitte ainult, ma ei ütle kriminaalse maailmaga koos, aga nad on käinud ikkagi koos siis sellise mehelikkuse jõu ja sellega, et Kas sind ei ole proovitud värvata sellesse samasse seltskonda, et Ott, sa oled ikkagi poiss, tublisti andnud minna, muskelt sul on, et tule ka ikkagi meie punti ja vaatame, kuidas väänata ühte, teist või kolmandat saab. Eks see elu on olnud kirju nagu rännikuub ja tõenäoliselt 90-ndate lõpp ja keskpaik on ka kindlasti selline, kus selle seltskonnaga pidi tihedamalt nagu lihtsalt läbi käima. Lähme nüüd sauna ja vaatame sellele üle selle leili sinu juurde. Jaa, lähme. Sauna uks lahti ja sa oled valinud siia väga sellise innovaatilise kerise. Miks just selle kerise? Saunumi kerise? No vaata, ma tahtsin huvi pärast nagu aru saada, et kui saunumist on räägitud pärast palju, et on sellel asjal nagu mingi tiba või efekti nagu ka sees. Et tavasaun seal on arusaadav, keris nagu keris ikka ja peale vaadates ka küsida, mis siin siis nii erilist on. Aga ma pean tunnistama tõesti, et kui ma esimene kord selle saunumisüsteemi nagu sisse panin selle õhuvahetuse, siis seda, et leil ei tule ülevalt pähe, nagu ta tavaliselt tuleb, vaid ta tuleb alt siit jalgi alla. Pigem on nii, et võib-olla suurema suraka viskad, siis pead jalad natuke siia lähemalt. Ja kuidas see soojus nagu leili viskamisele rakendub, ta on praegu sees kusjuures, paugu panna, vaatame. Proovime. Tõuseb aur algul ülesse küll, aga natuke juba sa tunned, siit alt lööb juba ka midagi. Ma tunnen alt. Tuleb kenasti. Ja kõige pullim on see, et kaameramehel ma ei usu, et läheb uduseks see. Tavaliselt sees filmida ei saa. Siin sa võid mobiiltelefoniga sees filmida, kaameraga ka uduseks ei lähe. Midagi on siin teistmoodi. Ja kui sa tunned praegu 2 laksu panid, ega ma ei saanud aru, et väga kuklas sellega. Juba kergelt juba võtab naha. Ja ta sobibki nagu hästi just neile, kes ei taha tugevat leili. Näiteks mul kaasa ei kannata tugevat leili. Tema ütleb, jumala hea on istuda, me saame tükk aega istuda, rääkida. Ei ole nii, et ma esimese laksu panen, naine on kadunud nagu selle peal. Sauna selline taastav efekt tuleb tegelikult rituaalist välja. Soe, külm, ka spordis. Et palju inimesi käib alati peale trenni käivad saunas. Nii on. Ja, aga tihti nad istuvadki 5, võib-olla 10 minutit, sellega saun piirdub. Ma ei taha öelda, et see on nagu mõttetu või see on vale, aga päris sellist taastusefekti sa sellest kätte ei saa. Kui ma teen eraldi sauna rituaali, siis saunapäev on nagu eraldi nagu trennipäev. Aga ma teengi seda trennist eraldi päeval. Nii, Allan, aga nüüd on külma tuuri aeg. Ma hoian seda ja ilusti lükka siit korraliku hooga uks lahti ja külmaveetünn ootab sind. Vaata, sulle peale ei lenda. No vot, tule aga siia. Õnneks oli ikka natukene alastanud. Oli, see oli esimene sats. Kõige külmem ei olnud, et paras süke. See on seisnud, sa saad esimese, nüüd tuleb külm vesi peale. No nii, kuna me oleme rohkem nagu linnasaunas, siis siin sellist suurt järve ega merd lähedal ei ole, aga on selline väga luksuslik spa siis, koduõue spa. Näed, mulle tuleb ka. No sõbrad, mida te veel oskate tahta? Head vabariigi aastapäeva kõigile. Nautige, vabadus. See ongi vabadus. Sellist Eestit me sõbrad tahtsimegi. Siin ta on.